Tere. Siin me oleme. Siin me oleme. Mul tuleb kohe see esinemise mingi elevus või ärevus veidi, nägu läheb veidi punakaks. Meil see mõnusasti lamp seal põleb, aga ikkagi kaamera käib ja tuleb kohe see iitsitamine. Sisemine laps. Jaa, aga miks meil siis see kaamera käib ja Irmeli, miks me siin laua taga istume? Kas sa oskad öelda? Sellepärast, et me oleme siin muudkui vestelnud nädalaid ja arutlenud erinevate teemade üle ja siis lihtsalt tuligi see idee, et aga miks mitte siis neid teemasid arutleda juba laiemas ringis ja põrgatada neid mõtteid nii, et võib-olla on kellelgi veel siit midagi saada. Ei tea, kuhu vaadata, kas üksteisele otsa või kaamerasse. Ma praegu just tundsin, ma pean tooli natukene tõstma ikkagi, et mul tekiks sinuga see nagu siuke koht, et muidu ma olen sul nii kõrval. See on okei, ega me ei pea võib-olla kaamerasse üldse vaatama, aga ma ei tea. Sorry, ma siin mingi olen natukene. Jaa, eks me teeme seda kõige rohkem iseenda jaoks. Ja. Sellepärast, et just selle koha jaoks iseenda sees, mis tunneb, et ta tahab tulla nähtavale. Just. Ta tahab olla nähtud, ta tahab olla kuuldud. Ja ta on väga pikalt võib-olla ongi olnud mitte nähtud, mitte kuuldud. Ja see kõik lihtsalt tahab siit nüüd välja tulla ja see on lihtsalt meie väljendusviis. Jaa, sa võtsid nii hästi kokku, nüüd ma sain ka võib-olla, kuigi ma veel tunnen, ma veel kohendan ennast. Ma otsin mingi positsiooni. Ma otsin oma kohta. Kus see koht on? Et see sükene, et mul oleks mugav ja et ma kuidagi näe jälle ma lähen siit kaamerast välja. Ja, et ikka see peidus, see on see, et kuidas olla nähtav ja siis tulebki kohe välja see, et ei ole väga mugav olla nähtav. Ei ole mugav, ei ole jah. Tahaks minna natuke kuhugi, ma natuke paistan poole jalaga puudutan seda külma vett ja siis lähen ära ikka. Ja ma vabandan ka, et ma olin palju vabandust, et ma siin ruumi võtan praegu, käksutan selle tooliga niimoodi, et vabandage mind. Et õpime võtma ruumi, see ongi see asi praegu, et kuidas julgeda võtta ruumi ja olla nähtaval. Jaa, sa võtad selle nii hästi kokku. Et tegelikult see idee tuli meil juba septembris, ma arvan 6 aega tagasi kindlasti, mitte kohe septembri alguses, aga kes siin on astroloogiat jälginud ja asju siis septembris või kes on enda nahal tundnud sõltumata astroloogiast, siis siuke väga kuidagi energeetiliselt intensiivne aeg on olnud ja nii mõnedki inimesed, kellega ma olen rääkinud, ja mitte lihtsalt mõned, vaid nagu väga mitmed ikkagi ütlevad, väga intensiivne on, väga siuke kaoses olla seisak või nagu isegi siuke nagu surmatunne või selline nagu peata olek ja tõeline siuke turbulents oli, et see september täiega. Ja sellel hetkel kuidagi isiklikus plaanis ka tundsid, aga samamoodi, et nagu sa ütlesid, et mingid asjad niimoodi nagu muutuvad enda sees, mingid protsessid ja mingid nagu, ma ei oskagi öelda, kuidagi elu oli nagu järsku teistmoodi ja siis me mõtlesime, et mis me teeme. Mis me teeme, jah. Me ei mõtle, mis me teeme. Siis me hakkasime lihtsalt, me hakkasime voissima. Me hakkasime me hakkasime põrgatama, rääkima, mis meil kummalgi toimub. Messengeris siis häälsõnumeid saatma. Tõlge alla kõik ei tea, mis see on. Ja siis seal tuligi hästi palju kuidagi sarnast lihtsalt välja, et oligi selline koht, kus lihtsalt kõik nagu mingid sellised septembrikuus hästi intensiivselt tulid erinevad vanad mustrid ja programmid nähtavale. Neid ei saanud enam kuhugi lihtsalt nagu mingi ära lükata, nagu me oleme harjunud nagu tegema inimestena on lihtsalt nagu mingi la, aga see lihtsalt nagu kõik oli hästi nagu puust ja punaselt silme ees ja lihtsalt nagu nüüd jõllita oma neid mustreid, kus sa oled istunud nagu mingi võib-olla terve elu
ja et niimoodi enam edasi ei saa, et kuidagi peab sealt rägastikust nüüd saama välja ja siis me lihtsalt hakkasimegi omavahel rääkima ja kuidagi jõudma mingitesse selgematesse kohtadesse, et kus me jälle saime aru, et okei. Et selline, see on nagu väga huvitav selline lahti nagu harutamine olnud või selline nagu täiega selline teekond siin, et ja ma isegi mõtlen, et üks asi, et me lükkame kõrvale mingid teemasid, aga teine asi, et võib-olla mina tundsin veel seda, ma tundsin, et ma võin ära lahendada, kasutada neid tavapäraseid nagu enesehoiu ja mis iganes nagu käid duši all või saunas, aga metsas, aga järsku ma ei maandunud nagu ära, see ei rahustanud mind ära. Ja ma tundsin, et ma ei saa, et miks ma maha ei rahune, et ma olen alati neid nippe kasutanud, siis mul on jälle nagu chill olla ja siis mul ei olnud järsku, mul ei olnud chill olla. Nagu sa ütlesid, see kõik tuli nagu näkku. Ja kuidagi mingid suhtlust hakkasid käima ja siis meie hakkasime ka voicima. Ja siis ma mingi aeg mõtlesin, et appi, et nii palju mõtteid ja asju, et äkki ju me võiksime kuidagi, teeme podcasti ja ma arvan, praegu paljud mõtlevad üldse, et teeme podcasti. Aga me mõtlesime vist eelkõige mitte üldse mingi eesmärgi, kui teha mingit podcasti. See ei ole meie mõte siiamaani, meid üldse ei huvita see teema päriselt. Minu mõte oligi see, et mitte, et meie eesmärk on teeme podcasti ja mida me räägime, vaid lihtsalt nagu, et meil on vaja seda eneseväljendust lihtsalt. See on lihtsalt mingi viis, kuidas see loovus saada siin käima. Me lihtsalt hakkame minema, meil ei ole mingid eesmärgi, kuhu me nagu jõudma peame. Lihtsalt tuli tunne, et tahame seda teha ja lihtsalt teeme. Et ei taha ainult kahekesi rääkida, et võiks rääkida laiema ringile, et äkki kellelegi läheb veel korda, äkki keegi tunneb ennast ära. Ja lihtsalt ka just see, et ei ole üksi. Keegi mõtlevad, oh my god, ma mingi üksi kassin, kõigil on kõik nii selge ja nii korras ja kõik on nii... Kõigil on perfektsed suhted, perfektsed raha asjad, kõik on kogu aeg perfektne. Et et lihtsalt tuua see lihtsalt see kõik nagu nähtavale. Kõik need erinevad, see valguses ja varjus on ja kogu see kõik need. See nagu siseprotsesse või sisemaailma või millega me nagu... mis meile tundub, millega me tegeleme, aga mina tunnen ka see, et mis meile tundub, et millega tegelikult inimesed ümber ka tegelevad, et see ei ole ainult nagu see on nagu see põhjus. Et selline no pressure, et nagu et meil ei ole nagu eesmärki sellega. Me lihtsalt tahtsime rääkida ja väljendada ja kulgeda ja nüüd on oktoober käes. Natuke teistmoodi energiatõnõus ei ole enam nii võib-olla võbelev olla, aga meil selle heliga läks aega siin, me ei saanud seda mikrit paika. Tehnikaga oli siin omajagu tegemist, jah. Et täna on kuidagi, ma ei tea, millal me selle välja paneme, aga praegu on, ma vaatasin just selline tähenduslik kuupäev tegelikult 10. oktoober ja täna on ülemaailmne vaimse tervise päev. Just. Mis on kuidagi 10. lihtsalt. Et just vaatasin neid postitusi ka, et inimesed, kui palju depressiooni arv on kasvanud ja praegu on see Euroopas see, et kuidas neid psühhedeelikumi nagu tuua. Terve Euroopa peale on nagu suur kampaania tegelikult ja Eestis ka. Miks ma selle välja ütlen, ma ei tea miks, aga lihtsalt mulle tundub, et väga paljud inimesed, kes isegi on nii-öelda vaimse tervise valdkonnas, pole nagu märganud seda, et see kampaania käib tegelikult. See on juba aasta aega peaaegu käinud. Et, ja seal on lihtsalt uut lähenemisviisi leitakse, et kuidas seente ja selliste nagu teiste psühhedeelikumidega nagu kontrollitud keskkonnas psühhiaatri nagu mõjul päriselt aidata inimesi nende rohtude asemel ja lihtsalt nagu ei ole lahendusi ja enesetappude arvud ja asjad kasvavad. Ma lähen praegu natukene morbiidses selle teemaga, aga lihtsalt see on nagu see on see tunne, see raskus endas ka, et me tunneme nagu tunned, et on keeruline, inimestel on keeruline kõik, mis on toimunud ja kuidagi ja ma olen ise nagu mõelnud ka tegelikult, ma ei tea, miks see teema praegu siia läheb, aga ma olen mõelnud mitmeid kordi oma elus, et ma ei taha siin tegelikult olla, et kunagi oli see aktiivsem, et kus ma tõesti tundsin, et ma ei taha ja kohe võiks nagu exiti teha, aga ma muidugi ei jõudnud selle mõttega nii kaugele, et mõelda, kuidas ma seda teen, et ma nii sellesse kohta ei jõudnud, aga ma tunnen, et ma mõistan seda
nagu valukohta, mida tegelikult võib-olla kollektiivselt nagu maailmas või noh, Euroopaski, ma ei tea, terves maailmas, mis me nagu läbi käime, siis millele tähelepanu tuua ja siis tahaks nagu omalt poolt mingisugused kohad nagu, et ma ei ütle, me hakkame rääkima siin mingi globaalsest, ma ei tea, mis vaimse tervise kriisist, aga lihtsalt tahaks need teemad nähtavaks tuua läbi enda, et kuidas siis seda rahu enda seisse nagu saada, kuidas siis selle nagu looja, no et me oleme kõik loojad, kuidas selle energiaga ühenduda, kuidas selle tundega ühenduda, selle enesekindlusega, see nähtav olek. Ja sina ütlesid nii hästi tegelikult, et kuidagi me istusime täna maha ja siis sa ütlesid, et ma hakkasin mõtlema, et millest rääkida ja siis sa ütlesid, et nähtavus. Et mingi postitus, mis ma jagasin ja sa ütlesid, et nähtavuse teema. Nähtavuse teema jah, et on iseenda jaoks olnud kuidagi aktuaalne hetkel või noh, tegelikult üldse läbi aastate, et on olnud selline kalduvus ja komme lihtsalt teha ennast nähtamatuks, et ma olen lihtsalt mingi tapeet seinal ja umbes, et see on okei. Aga siis on mingi hetk ikka sunned seesmiselt, et oota, tegelikult nagu ei ole okei, et mul on ka midagi anda, mul on ka midagi öelda, mul on ka midagi teha. Ja aga siis on kogu aeg tekkinud selline tunne, et aga kus see minu koht on, siis ma olen nagu otsin seda kohta taga või justkui, et kus see koht on, kus ma saan ruumi võtta või et justkui, et kõik ruum on nagu täis või selline, no see ma saan aru, see on illusoorne, aga nagu lihtsalt see on nagu inimesel on nagu reaalne tunne lihtsalt, et nagu mul ei ole nagu kohta, kuidas seda ruumi võtta. Ja seda ma olen tegelikult pidanud nagu siis õppima või selline, et lihtne on hea, kui keegi nagu kutsub kuhugi, sa lähed, oled, okei, see on nüüd minu lava, minu koht, minu ruum, aga et seda nagu ise võtta, et see tuleks loomulikkusest, et ma tahan ennast väljendada ja ma lihtsalt nagu teen seda, ma võtan selle ruumi, ma võtan selle koha ja mul pea keegi seda nagu siin eraldi seda nagu kätte tooma, et nagu, et see oleks nagu elementaarne, aga no see ei ole igaühe jaoks elementaarne, nagu ma aru saan, et ma ei ole üksi olnud selle teemaga nagu. Jaa, see kindlasti ei ole. See, ma olen nagu mõelnud, miks, noh, ma ei teagi, nüüd mul mõttekiilust kinni. Aga me rääkisime ka kuidagi sellest, et kuidas nagu, sa ütlesid, mingi asi oli, me kirjutasime üles juba, me hakkasime juba enne rääkima, aga et kuidas nagu toetuda ise endale ja mina olen praegu hommikuti, see september on siuke crazy olnud ja ma olen ärkanud nagu hommikuti üles, tegelikult see on läbiv tunne, ma arvan, mul kogu elu oleneb perioodidest, aga kui ma olen ärkanud üles selle tundega kuidagi praegu siin, et mis selle kõige mõte üldse on. Ja mitte võib-olla hullult isegi depressiivsest kohast, et appikene elu on nii mõttetu nagu aga ka see tuleb sisse, need sellised muserdunud või masendavad nagu tunded, et aga mis selle mõte üldse on. Ja ma nagu olen kuidagi hästi sügavalt praegu kuidagi, ma lihtsalt tunnen nagu ärkan hommikul ja mõtlen, et ükskõik, mis ma täna teeks või ei teeks, et kas sellel üldse on mingit kaalu. Ma tean, et sellel on mingit kaalu, aga nagu need mõtted on kuidagi praegu väga aktiivsed. Ja siis ma olen tundnud, et ma ei taha niimoodi enam ärgata. Ja sellest on nagu kuidagi, see ei ole kogu aeg niimoodi, aga see on mingi läbiv teema, et mis see üldse point on. Nagu mida kuradid ma siin, ma ei tea, mis sõnu võib kasutada, et mida ma siin nagu teen üldse. Ja selline mõttetuse tunne ja ma arvan, et iga inimene võib-olla saab sellega resoneeruda, et mingitel hetkedel meil võib kõigil olla seda tunnet, aga ma olen enda puhul mõelnud, et ma ei taha enam seda läbivalt tunda, sest ma tunnen seda korduvalt ja korduvalt samamoodi, lähed mingisse ruumi, võib-olla uus ruum, siuke mingi ärevus, elevus ja sa ei tea veel, kus sul mingi koht, kui sa ei lähe vaata konkreetselt, sa ei lähe sinna midagi tegema, sind ei ole kutsutud rääkima või niimoodi, siis minul tekib küll siuke mida ma siin teen, nagu kõik inimesed siblivad, suhtlevad, mul on niimoodi, et ma ei tunne nagu, et ma peaks jooksma kuhugi kellegagi rääkima, aga siis tekib ka see teiselt poolt see, et mul ei ole vaata kohta, mis sa ütled nagu, ja siis ma olen tundnud praegult, et ma olen nagu saanud sellele pihta rohkem, et ma ei taha seda enam tunda, et ma ei viitsi seda enam tunda, seda tunnet, kas või hommikul nagu küsitleda oma identiteedi üle, et et kes ma olen, miks ma siin maa peal üldse olen, et nagu, ja siis mul elukaaslane ütleb ka kõrval,
ei tea, kuidas ma ütlen, elukaaslane. No ikka vist. Et ütleb, et tema teeb, ta on kunstnik ja ta ärkab hommikul üles ja ta läheb lihtsalt hakkab oma asja nagu maalima ja tegema ja siis ta ütles taga, et Kadi, et kõik inimesed kahtlevad vahepeal, mida nad siin üldse teevad, kes nad üldse on ja mis selle kõige point on, aga ma ütlesin, et aga sa ei hakka ju küsitlema selles, et kas sa oled nagu oluline nii-öelda. Kas sinu panus, sa ei hakka küsida, kas sa oled kunstnik ja kas sinu panus on oluline, ta ütles ei, sellele ma ei mõtle. Ja võt see ongi minu meelest nagu telg on nagu paigas, sa nagu tead nagu, kes sa oled, aga ükskõik ma ütlen, ma olen üle 10 aasta seda enesearengu tööd teinud ja sina oled juba 15. No, kõvasti tööd endaga tehtud, teraapiaid kolistatud igal pool. Kõiki võimalikke. Ja viidud ju ennast, ma ei tea, ma jõuan selle jutuga, viidud ennast ebamugavatesse olukordadesse ka, et nagu me ei ole ainult kapis istunud nii-öelda, et tere, täna esimest korda näete meid, et me ei ole oma loominguga nagu kogu aeg kapis istunud, et keegi ei tea, mis ma üldse teen, on ju, täna tulin kapist välja, aga nagu see tunne enda sees, see ebalev, kõikuv tunne, kui mingid asjad juhtuvad, mingi, kas või mina ei tea, öeldakse, et ma ei tea, tähtede seis või nagu ongi september intensiivne, et ei taha seda kõike nagu nii väga tunda, tahaks olla, et see kese on paigas ja ma olen nagu mul on see soov olnud praegu hästi tugev, nüüd ma ütlesin selle välja ka, et kuidas on niimoodi, ma olen mõelnud, kuidas on, et mõni inimene läheb nagu ruumi, ma tean, et kõigil on oma sisemine see, aga keegi küsi iga päev hommikust õhtusse endalt nüüd, kes ma olen, miks ma siin olen, aga teatud sorti inimesed minu meelest küsivad ja ma olen alati mõelnud, et kas see on nüüd see, et ma olen liiga nagu arg, ei ole piisavalt julge, võt seda ma olen ka mõelnud nagu, võib-olla tõesti. Aga teine asi tegelikult, mis ma olen mõelnud, vaata, et umbes, et ma ei võta vaata ruumi, on ju, aga teine asi, mis ma olen mõelnud, et see on ka mingi teatav tundlikkus. Mingi teatav tundlikkus, et sa tunnetad nii intensiivselt nagu kõike, mis seal toimub. Ja see ei ole nõrkus. Et ma olen seda pidi ka vaadanud. See ei ole nõrkus, et igal pool ei võta ruumi nagu nii-öelda, et astun ruumi, siin olen. Et see ei ole ka nõrkus, vaid see on ka teatav oskus niimoodi ruumis nagu käia. Et seda ma olen leidnud, see on nagu pluss asi. Aga see, mis mind häirib, on see teine asi. Et see on ka, see on ilus tegelikult. Jah, eks see on selline mingi elukestev teekond ja kasvamine. Ja lihtsalt minu enda puhul ongi see, et kui ma lihtsalt nagu tunnen mingi hetk, et mingid asjad ma lihtsalt luubin ja kõik on läbi korduse aastaid, võib-olla aastakümneid, mingid ühed samad mustrid ja siis ma saan aru, et okei, nagu tegelikult see on nagu minu võimuses lihtsalt need nagu muuta ja lõpetada ja mõnikord ei aitagi muu, kui ma nagu tõesti täiesti kasutangi seda, kui mul tekib see vihaenergia, minu jaoks on see täiesti väga nagu, ma muundan selle ümber, siis ma kasutan seda viha nagu selleks, et see on tegelikult loovenergia, see on eluenergia ja ma lihtsalt muundan ta ümber selleks, et ma teen mingi otsuse, et nagu päriselt ma ei taha enam niimoodi jätkata. Ma tahan olla midagi nagu, ma tahan olla nendest mustritest vaba, mis nagu, ma olen nagu tea, vangis, aga nagu see ongi nagu, sa tunned ära, et see on juba jälle see sama muster, ja, nagu, jälle juba, see sama reha. nagu tüdinen, nagu see tüdid ära, et nagu ma juba tean täpselt, kuhu see mäng nagu viib, et see on need mängud, mida me mängime ja siis ma nagu näen seda kõike ette, siis ma nagu, okei, ma enam ei viitsi, ma panengi juba stopi juba, ma näen seda nii ette ära, ma ei hakka seda jada enam läbi tegema, sest see on nagu lihtsalt, see on aja raiskamine, see on nagu minu energia raiskamine, ma võin seda panna, seda energiat panna loomisesse päriselt, mitte nagu tegeleda kogu aeg selle mustriga ja siis ja nüüd sellest siin need viimased nädalad nagu lihtsalt ma nagu teatud tegingi oma sisemised otsused lihtsalt, et okei, ma esialgu vaatan lihtsalt nagu mingi kuu aega. Ma mingi teemadele, millega ma kuradi jauran siin ja jauran, et ma lihtsalt võtan sealt selle tähelepanu ja fookuse ära. Lihtsalt võtan ära, ei anna sinna enam oma energiat ja mul on seda energiat nagu väga targematesse kohtadesse panna lihtsalt nagu ja vaatan, mis saab. Et see ongi see, et kuhu see fookus energia läheb, nagu see kasvab ja see hoiab seda nagu intensiivistub, see on nagu see kiirega kogu aeg seda luubiga lased seda ühte kohta nagu ja nagu käied ja siis need mõtted ja jada ja siis lõpuks saad aru, et aga nagu me ei ole tegelikult need mõtted, et need lihtsalt nagu, mis me nagu kinni jääme siia mõtetesse kogu aeg, et ma saan aru, et okei, vahepeal me mediteerime, me hingame, me teeme, ma ei tea, mis iganes harjutusi on ja, aga see on nagu see hetk on ja ainult. Aga et kuidas, ma saingi mingi hetk aru, ma nagu liiga palju ma olengi kas nagu minevikus või siis muretsen mingi tuleviku pärast, aga et kuidas olla nagu siin, nagu
kogu aeg on see siin, see hetk, see üks hetk nagu. Ja siis sa tõidki ükskord sisse ka need mindfulnessi harjutused on ju. Et nagu imelihtne see, et nagu mida ma näen, mida ma kuulen, mida ma tunnen, haistan ja et kui me õpiksime lihtsalt nagu olema nagu kogu aeg siin ja praegu, et me ei ketraks neid mineviku mingeid jamasid või tuleviku hirmusid, et siis me oleksime palju õnnelikumad, palju rahulikumad tegelikult. Ja saaksime kõike seda palju kiiremini läbi lasta ja nagu vastu võtta, et see loodus ja kõik meie ümber ja tegelikult nagu see on nagu imeline maandaja või tegelikult ja nagu, et kuidas nagu olla rohkem siis nagu kohal või see nagu aga see on nagu huvitav, et ikkagi vaata mingitel hetkedel, miks me tegelikult ju siin ka ju istume, et nagu mingitel hetkedel sa tunned, et see taipamine on sul vaata tulnud, aga see ikkagi sa nagu pead nagu siuke tunne, et nagu käid ikkagi kusagil nagu põhjas ära või hästi valusas kohas, kus sa oled nagu, ongi minu meelest, ma tooksin küll paralleeli nagu depressiooniga, et nagu oled seal depressiivses pilves, kerid, mis tegelikult ongi väga sarnane protsess ju minu meelest, et see mõtete kerimine ja täielik luupimine, et üldse ei saa vaata välja, kõik on nagu täiesti, et nagu see on huvitav, et me peame nagu ikkagi selliseid nagu ma ei oskagi, mul lihtsalt mõte, et miks me siis ma ei oskagi öelda praegu, mul kadus nagu mõte ära, aga ma ikkagi nagu peame nagu seal luupima siis, et sealt nagu jälle välja tulla nagu ringiga, et sa nagu luupid mingit asja, et sealt nagu jälle välja tulla ja siis see ju mõte on ka ju olnud vahepeal, et kas on vaata sa ütlesid, et kiiremini saaks nagu läbi minna ja mul on see küsimus olnud, et juba ma arvan mitu aastat, et sest see kõikumine käib, vaata elu käib kogu aeg, on up and down, nagu üles-alla, aga nagu, et ja minul on ka, meil on vahepeal oli see küsimus, kas on üldse võimalik niimoodi, et ma saan olla sujuvalt nagu, ongi see, et sa sujuvalt oled kohalolus, märkan, trigger tuleb, kilp peale, vaata nagu mingis ulmefilmis, trigger tuleb mingi, ma siin lihtsalt nagu ja tegelikult see on nagu võimalik, on ju, aga ma ise nagu tundsin, et nüüd ma olin nagu septembris kuidagi oli nii nagu halb olla ja siis sul oligi siuke, et okei, ma saan aru, et kõikumine on loomulik, aga vabandage väga, mulle tundub, et mõni kõikumine see on ikka nagu niimoodi, et kõhukas lihtsalt sinna pimedasse nägu oli, hambad välja et nagu ja siis see valu ja koonia ja kannatus, siis mõtled nagu okei, kas me nagu peame seda valima kogu aeg ja, et kas me peame vastus olen et Energy Saver, vaata siis nüüd kas me peame mingi aku taha panema või? Ma panen ära, mis sa võid edasi rääkida juhtme taha panema kas on juhe kusagil okei, see, vaata kus ta tuleb nii, sellest ei ole midagi väike juhtme paus see nagu ma vist pean ta ühendama sinna vaata seal, mis seal näiteks seal, kas või seal vaata seina peal seina peal, millised kus on veekeet ja ikka elus juhtub ka, et vaata energia saab vahepeal otsa ja siis tuleb hakata laadima et see on minu arust väga teemasse praegu et see arvutil sai korraks energia otsa jah, et see on jah olnud üks küsimus ka veel, et kui vaata sa ütlesid, et saaks kiiremini välja tulla sealt, et ei peaks ketrama jääma sinna, et ketrad muidu ennast nagu täiesti ummikusse, siis ütlesidki lõpuks viskab endal koppa ette, siis olid vihane, et ma siin ketran, aitab küll, hakkame nagu minema, aga mina olen tundnud vahepeal, et ma olen nagu siukene master nagu kannataja ikkagi, et kui ketrad lähed ikka täiega lased nagu enda seest läbi piitsutud okast rääkida ei, no seda me teame kõik jah aga et kas see on nagu vajalik aga samas ma mõnes mõttes vaata siis, kui sa oled ise nagu me oleme käinud nagu mingid need nagu üli nagu pimed, aga põhimõtteliselt käid mingi teispoolsuses ära juba pimedas koopast täiesti siis tegelikult see on nagu see, et sa ei karda enam teiste inimeste pimedust. Sa oskad neile olla olemas, kui nad on mingi ilgelt lappest, siis mind tõmbab ennast nii kohale. Ma olen nagu mingi jumala sirge nagu kohe, et nii, täiega. Ma olen nüüd nagu, ma tean sellest kõike. Oodake, las ma siin manageerin. Et nagu, see on nagu, sest tegelikult see on
millest me oleme endale nagu pähe andnud, on ju, vaata, miks me nagu olnud oleme, aga see on tegelikult teises võtmes ka meie mingi superpower. Me ei jookse nagu minema, kui keegi on siis kuskil lappes või mingi, sa näed, et ta käitub nagu mingi täiega ego pealt või mingi mustri pealt või et no sa ei viskad inimest prügikasti kohe või nagu mingi, sa näed, et no, järgmine hetk ta tuleb jälle tagasi, ta on nagu adekvaatne ja ta oli mingis, noh, see on nagu selline, no programm võtab üle lihtsalt korraks. Jaa, programm võtab üle. Et sa tead, et tuleb see järgmine hetk, tuleb sealt välja, sa oskad seda ruumi hoida, sa oskad nagu seda, sa ei hakka seda mingi hinnanguid loopima talle nagu, siis ikka oled või. Et tegelikult see on nagu meie supervõime, et need keebid seal, me oleme seal pimeduses ära käinud, et no nii. Vot see on lahe, et sa seda tood, sest see on jälle vaata, me tahame, et elu oleks on ju alati meil lihtsam, mugavam, on ju, ma ei tea, tehnoloogia, kõik on meil areneb igal pool, me tahame inimestena, et meil oleks kergem elada, vaata, et me ei peaks nii palju vaata automatiseerida töökohti, et inimene saaks rohkem tegeleda loominguga ja lugeda ja mõelda ja puhata ja perega olla, on ju. Et siis see on jälle see soov vaata jõuda sealt sellest nii-öelda pimedusest nagu hästi kiiresti valgusesse, et miks ma pean, et minul on see küsimus küll olnud, sest et tõesti võib-olla mingi asi on, et ei peagi nii hullult laperdama, et saab natukene turvalisemalt, aga see on nagu väga tõsi lugu, et kes seal ikkagi ära laperdavad ja meie ju mõlemad me oleme õppinud seda ikkagi inimeste toetamise asja, nagu mina õppisin teraapiat, sina oled õppinud neid. See on holistika instituudis ka erinevaid ja no ja üldse, jah. Ja mina õppisin ka neid asju, et selles mõttes see käib nagu kuidagi nii-öelda, ma ei tea, ametiga kaasas või, et see oskus neid valukohti nagu ära tunda, et see on tõesti, pluss mul tuli mingi asi meelde. Nii. Sa ütlesid, ei viska kohe kõrvale. Võt ongi, me oleme suhetest ka rääkinud, et tegelikult me täiesti oleme mõelnud, et tahame paarisuhte mingi dünaamikast rääkida, kuidas meie ise kogeme seda ja üldse nagu suhte teemal ja piiride panemine. Jaa, kindlasti. Et see sama nähtavusega seotud kuidagi on ka see ju piiride panemine ja võt see ongi nagu, mul kohe tuli nagu paralleel, sest mina ütleks, et ma olen küll inimesi enda elus kõrvale jätnud nagu, aga sa pead vaata, selles mõttes sa võid aru saada, et mingi egosse lappimine käib, aga sa pead nagu keskpõrandale ikka ühel hetkel kokku tulema, et sa saad aru, millele toetub see suhe, millelt edasi minna, et see tunne, see turvatunne peab nagu taastuma. Aga on kohti, kus see nagu ei taastu või on kohti, noh, meil on kõigil erinevad nagu sõprussuhted, perekonnaga suhted, erinevad, mis on partneritega olnud. Et on kohti, kus need kohad nagu alati ei taastu, kus just nagu tuleb. Aga see tulebki see koht lihtsalt nagu ära näha, et ega lõpmatuseni ei ole see, et ma olen nüüd siin nii mõistev ja las siin teised teevad ümber, mis nagu tahavad või käituvad, kuidas tahavad või et seal nagu igal ühel on tegelikult nagu oma vastutuse koht ja endal peab olema ka see koht, et lihtsalt okei, ma seda mängu enam kaasa ei mängi ja mina astun ise siit mängust välja siis või noh, et nagu sellise see ohvri kolmnurga mängud, no need on lihtsalt no need on lõputud. Siis märgata seda ära jälle, kus need rollid nagu mängivad, et kes on agressor, kes on ohver, kes on päästja ja ma ütlenks, see on lõputu lõks, nagu see on nagu juhaidi, aga kui see juba ära märgata, et okei, hakkab jälle mingisugune mäng, et ma lihtsalt ei mängi seda ja siis see mäng kukub kokku, et see on nagu ja vahel seda on lihtsam ära märgata. Ja mõnikord ei märka, sõidad juba selle rongiga kuradi täis ja teise otsa, ma ei tea, kus ma jälle jõudsin. Siis tuled maha, sõidad teise päeva tagasi, võtta, mis kuhu rongi ma nüüd astusin, aga ei, see on inimlik, see on jah väga inimlik, vaata, mis on ta tegelikult tood selle välja, mis ma ise enne küsisin, et miks me peame niimoodi nagu minema, aga mingis osas see on inimlik, mina olen ka siin tegelikult teinud jälle mingit rahu sellega, et see pimedus minus ei ole halb, et ma ei pea nii tohutult mingi arengut kogu aeg, noh areng on nagu ma ei pea nii tohutult mingit nagu ajama taga seda, et kõik oleks hästi ja korras. Ainult valgus. Ja kõik oleks nagu perfektne ja korras, et ma olen nagu oma arust selle koha läbi töötanud ja mul on oma arust väga hea suhe sellega enda pimedama poolega, oma varjupoolega, aga ometi, no näete nüüd, arvasin ka, et olen ära arenenud juba 36. eluaastaks, aga siis sain jälle tutaki mööda nägu, et tegelikult areng läheb edasi, tegelikult on veel kohti, kus seda nii-öelda pimedust nagu vastu võtta endas, et lubada nagu seda ka, et see on okei. Et on okei istuda
sa täna ütlesid ka mul oli mingi trots või jonn, kui ma siia tulin ja siis ütlesid. Ja siis ma ütlesin, aga nagu siis lasegi. Istu sellega. Sa ütlesid, et sa jonnid nagu laps või nagu, et see jonniline. Nagu siis ongi see, et okei, nagu siis lase omal nagu täiega ära jonnida lihtsalt, et ära üritagi sealt ennast vägisi välja sikutada, et nagu siis jonni täiega. Jonni lõpuni. Et nagu, et neid tundeid nagu kuidagi lihtsamini läbi lasta, et osad meist lihtsalt on tundlikumad kui teised, et lihtsalt nii on. Ja osadel käivad need lainetused rohkem kui teistel, aga see on nagu, see on nii erinev, oleneb, mis teema on. Mõni teema, mis ühte trigerdab teist absoluutselt, tal ei ole seda kohta, kus ta põlema läheks sellest. Oi, meil tuli praegu nii palju teemasid ja korraga letti, niimoodi, aga see on nagu tore, las nad tulevad, et tegelikult see võib-olla ongi siuke sisse juhatav ka, et miks me seda üldse teeme, mis teemadega me oleme tegelenud, mis teemadest me rääkida tahaks, tegelikult siukse suhtedünaamikat, nähtavuse teema. Ja üldsegi, et kuidas see kõik, vaata, mis on nagu kogenud, et kuidas see muuta loominguks. See on nagu muuta see kunstiks, luuleks, milleks iganes on, et see lihtsalt transformeerid ära selle energia ja sellest tuleb midagi ilusat, et tegelikult midagi ei ole valesti. Tegelikult me ei ole kuhugi eksinud. Nagu, tegelikult ei ole. Me ei ole üksi, mis tunne tekib ka. Siis on ka illusioon. Et lähed ruumis ja nähtav olek on see, et sa tunned, sa oled nagu nähtud. Ja see, kui sa ei ole vaata nähtud mingis ruumis või kusagil kohas, siis sa tunned see üksilduse tunne. See, ja sa ütlesid, et me ei ole tegelikult ja see on, mõtlengi, mulle tundubki, et see, mis me nagu räägime, tahame neid mingid sügavamaid protsesse, me võib nii detailselt nüüd neid ei räägi, et see ei ole nagu teraapiaseansid siin umbes, aga et neid nagu avada, sest et ma arvan, nendel teemadel ikka räägitakse kusagil ka veel, aga mulle ikkagi, kuna ma ise otsin neid kohti veel, sa otsid neid kohti, me oleme õppinud erinevate inimeste nagu all, siis on nagu selline tunne nagu ikkagi, et seda elu saab nagu elada ikkagi natuke kuidagi et meil on ikkagi need küsimused ja vastused, vaata. Et meil on ikkagi need küsimused, mis ma arvasin, ma on ära küsitud, need küsimused on ikka veel. Ja nii tore on minu meelest see, et me istume siin laua taga, et ma ei tea, ei ole mõelnud veel kuidas see kuus edasi läheb niimoodi, ma ei tea, vahel mõtlen, et appi, mis ma siin räägin. Aga see, et me oleme sellesse kohta jõudnud, kus me tegelikult me tahame, ma ütleks, me oleme rääkinud ju inimestega, me oleme ju ruume hoidnud või teinud inimestele mingeid asju, teraapiaseansid oma sõpradega või koolikaaslastega, ikka me oleme istunud niimoodi laua taga ja jutustanud. Aga nüüd me oleme selles kohas, kus me oleme pannud kaamera käima ja heli ja asjad, et nüüd on nagu mingi koht, kus me päris tunneme, tahame, see peab saama nähtavaks. Ma ei tea, mis asi see on, aga ma tahan seda nagu öelda välja, et mul on tulnud ka, ma ei ole pikka aega tahtnud midagi väga podcasti kuulata, midagi rääkida, ma olen tundnud, et mul ei ole midagi tarka rääkida, kui ma kuulen kellegi podcasti ka kusagil, väga tore inimesed räägivad, aga mõtlen, et juba ammu ära nagu nothing, midagi uut nagu ei ole. Siuke tunne vahepeal, et mul on see kaus nii täis olnud juba infost, et ma ei viitsi, nüüd ma tahan lihtsalt elada. Aga nüüd on järsku tulnud kuidagi, tahaks rääkida, tahaks nagu seda teemat, ma ei tea isegi, mis teemat me siin räägime, aga ma tahaks, tegelikult sa ütlesid väga hästi välja, aga tahaks seda välja tuua ja kuidagi veel avardada iseendas veel nagu, ehk siis ikkagi natukene kergemalt, et kui need kohad tulevad, et mina tunnen küll, et mul isiklikult ma tahan näha, kuidas ma nendes kohtades kas või see hommikuni üles ärkamine, et kes ma olen, mis ma olen, nagu oleks kusagil unenäos ärkad, mingi tulnukas avakosmoses või täpselt siuke tunne on. Mis asja, see on planeet Maa või? Et ma tahaks neid teemasid nagu iseendas nagu saada siis seda keset kuidagi rohkem paika, et okei, et ma siis otsustan, et ma olen see inimene siin. Ma teen neid inimese asju siin, aga mina ei ole suutnud seda päriselt, mina ei ole seda suutnud nagu nii-öelda enda sees nagu omaks võtta, et kes ma olen, mis ma teen või kuidagi. Mul ei ole seda nagu, mina tunnen, et nüüd mõned minapildi eksperdid tulevad ja ütlevad, nii, tal on minapilt paigast ära, siin on vaja teha minapildi restarti. Aga nagu
et eks noh, tegelikult eks meil see versioon, see muutub ka minu arust kogu aeg. Ma ei ole ammugi enam see, kes ma olin, ma ei tea, 15 aastat tagasi või isegi 5 aastat tagasi. Et me oleme kogu aeg keegi uus ja me saame tegelikult validagi seda, et milline versioon ma nüüd tahan olla. Ja minu arust see oli ka nii hästi, alles hiljuti ma nägin korduvalt juba seda ühte nagu videot, et kus öeldi, et kui su elu oleks film, et siis ja inimesed vaatavad seda filmi, mida nad siis kõrvalt ütleksid, mida see tegelane peaks praegu tegema, et mis on nii ilmselge, et nagu kuidas sa ei näe nagu mida sa nii. Ja siis mõnikord ma tunnen nagu ise ka, et vaata, me oleme ise enda oma filmis on ja ma peategelane ise oma filmis ja siis nagu ja siis mõtled, et sa mingi aeg nagu istud ja ootad midagi mingisugusel varupingil kuskil, mida sa ootad, see on sinu enda elu, see on sinu enda lava, nagu mine astu lavale, tee mida iganes, piruette, kuradi saltosid nagu, nagu see nagu tee mida iganes nagu, kaua sa istu, su elu saab otsa. See on meie enda show on. Noh, teeme siis nagu ägeda show, mida ma istume seal memmed kunagi kuskil Kihtaanis, kurat, või kunas oli ikka äge, no vaata, mis me tegime, nagu elasime, nautisime elu nagu. Ja. Et meil ei jääks nagu tegemata mingid asjad, sellepärast, et me kardame või ongi, et see leida see julgus, et teha neid asju, mis me tunneme, et me tahame teha. Ja. Et see on nagu nii oluline, et me saaksime elada seda elu, mida me tahame elada, nagu, et see ei jääks elamata hirmude pärast. Ja mul tuleb jälle see meelde, et Kuu Elina minu meelest rida, tema luulerida, mis sa ütlesid ka, et siin Kalamajas sa oled näinud, et see on nagu see, et meil oleks julgust või oskust elada seda elu, selle elu sees. Ja siis ma mõtlen, oh my god, kui hea, et üldse mõtle mingi luuletused ja need siuksed asjad, ma arvan, et see on üks meie võib-olla ühisosa ka, et sina oled kirjutanud tegelikult päris palju ja ma olen maalinud, et see nagu see looming selles mõttes, sõna otseses mõttes ma mõtlen, no kõik inimesed on loojad, aga ju see kunstiloome, selline visuaalne heli ja kirjutada, kirjakunst ja kõik see, et see kuidagi, võt sellistel nagu, ma ikka lähen oma augu juurde, mul on mingi augu teema, et see augus oleku ajal on, ma tunnen ka, et see annab siukest mahlasust nagu see looming, selline looming, kus sa ei oska. Me võin vaata sõnades praegu ka rääkida, et see on ka üks nagu loomeviis, aga kui sa nagu luuletama hakkad, siis minu jaoks nagu mõtlen, seal veel tuleb veel mingi, ma ei tea, mis tasandid, seal puudutad täiesti siukseid asju, mida ei saa mitte kunagi kõnes puudutada, mis on nagu minu meelest loomingu nagu sellises nagu kunstiloomes, miks mina olen ise loonud nendel hetkedel, et see on jälle mul teeb meelde mingi see, et mingi, ma ei tea, mis nagu see ongi, et kui see mitte kuidagi moodi enam nagu, et me ei ole loonud nagu, et kunstnik ei loo sellepärast, ma lähen mingi kunstiteemasse üldse praegu, aga kunstnik ei loo sellepärast, et ta kuidagi, et fun või tahaks ma arvan, kunstnikud loovad sellepärast ka, me kõik kunstnikud, aga see oli nagu siuke lause, et mul lihtsalt natuke ei ole meeles, et see oli nagu see lause, et me loome nagu sellepärast, et lihtsalt seda kõike on nii palju, mis sa kogu aeg nagu tunned, tajud, näed ja märkad, et sa ei suuda seda nagu. See mahu siia sisse ära. See mahu ära ja sa ei suuda seda isegi sõnades. Ma räägin praegu, ma ei suuda seda nagu tunnet nagu edasi anda, aga siis kui see pintsliga seal, ma mäletan, kuidas ma tõmbasin ja ma ei ole ammu niimoodi nagu ja siis on siuke tunne, et appi, ma sain nagu novell on valmis või nagu pikk raamat 200 lehekülge kirjutatud, et nagu tekib selline tunne, et sa nagu kirjeldad hoopis mingi teisel tasandil midagi ära. Ma ei tea, mis see oli. See oli lihtsalt arenes praegu edasi, aga et mis see... Et mõnikord ongi, vaata neid tundeid, seda kõike on siin sees nii palju ja siis kuidas sa seda nagu, kuidas sa annad seda edasi, kuidas sa annad seda välja või. Ja siis mõnikord minu jaoks nagu sümboliseeribki näiteks, kui ma vaatan mingisuguseid, mingi maale või mingi pilte või mingeid asju, ja seal on veel see muusik, minu jaoks on muusika hästi oluline ja siis see annab edasi mu selle tunde, ma leian selle, näiteks ma pean pilt ja selle õige muusika veel mingid sõnad, siis mul on see, oh my god, perfektne sümfoonia, et see väljendab nagu seda kõike see koos, see kuidas see nagu annab need tunded nagu edasi, võt see nagu muusika, siis ma vahest panen ikka klappides nagu täiega
siis ma tripid sinna kosmosesse ära lihtsalt ja siis ma, okei, võt see on see tunne, võt täiega. Ja täielik ma ei saa, mul ei lähe iga nahk ära. Ma mõtlen, see on ka mingi asi, millest meil on, täiega. Vaata, looming sellises võtmes, Ja. et see on täielik nagu, mind huvitab sellest teemast nagu rääkida kindlasti veel, et mis see on, sest et see on jälle, et kunstnikud kuidagi on nagu nii ja naa ühiskonnas või kuidagi, aga mis see tegelikult on, nagu mis see nagu tundetasandil on ja kuidas looming, ka see, noh, öeldakse depressiooni, huvitav, ma toon neid teemasid sisse, aga see on minu taust ka, ma olen töötanud väga palju rehabilitatsioonikeskuses tegelikult inimestega, kellel on need teemad, et see on nagu, ma saan aru, nii põnev, ma praegu oota, ma läksin kuhugi ära. et see, mis see looming tegelikult on ja mis ta siis, mismoodi nii-öelda, kui öeldakse, et looming tervendab või väljendab, depressioni vastand expression on ju väljendus, depressiooni vastand on väljendus ja siis noh, soovitatakse tavaliselt, noh, ongi kunstiteraapia, kõik see on nagu see looming, mine tantsi või mine liigu või no sama, mine hinga ja asjad, need asjad niimoodi ka, kas ta nagu ta avab või ta ühendab selle kuidagi loomeenergiaga nagu ära. Et noh, ma ei tea, nüüd ma läksin kuhugi pilve selle teemaga, aga nagu ühesõnaga, ma vist tunnegi, et ma tõin selle loomingu asja sisse, sest rääkisin sellest keskmest, me võime mängida ja olla, kes me oleme, aga vaata seda nagu, vaata ikkagi need mingi mustrid nagu piiravad, see ei ole, alati ei ole nagu üleni lihtne olla, et ma nüüd täiega fulli, see olen mina. Ma astun ruumi, see olen mina kõigi nende asjadega, vaata see on nagu, see on ikkagi teatud hetked, vaata, aga me inimesena me ikkagi nagu tripime, ükskõik kui palju on tegelikult enesekindlust, ükskõik kelles, kui ma paneks nagu pedestaali, ma ise ennast, ma arvan, mul on selle enesekindlusega väga palju nagu vaja tööd teha, aga ma mõtlen isegi need, keda me näeme, et nad tunduvad meile hullult nad ikka tripivad vaata neid asju, et see on nagu huvitav koht, ma olen mõelnud, et aga ma olen ikkagi nagu mõelnud, kuidas ikkagi on võimalik inimesena vaata minnagi niimoodi, et nagu sa ütlesid, et sa lähed nüüd siin igal pool, see on minu loodud mäng, mis rolli ma nüüd tahan teha ja nagu sellise hoiakuga käia ringi igal pool. Ja see on tegelikult ka armastav hoiak, see ei ole, tegelikult see teema on ka, mis ma olen tahtnud avada, mis see nagu autentsus siis on. Ja mõtlen, kas mul kõhu korisemine kastab mikrisse, et mis see ehedus ja autentsus lähed ja oksendad kõik kohad täis on ja et see nagu on, mitte see on ja et kus need piirid lähevad, et need piirid ja samamoodi vaat see nähtavalek, et mis ruumis ma tunnengi, et ruum on noh, et pole minu hetk, ma lähen ära, aga mis hetkel see on vaata hirm on ju, et tegelikult tuleks nagu ruumi võtta, aga see on ka see, et kuidas me seda ruumi võtan on ju, et kuidas kas ma tajun teisi seal ruumis või ma olen nagu arglikud niimoodi, okei, kõik on siin nii tugevad, noh, seal on seal on need nüansid on ju, kuidas iseendana nagu päriselt, mis see autentsus on, hästi palju praegu räägib, mina kuulen nagu autentsus, aga et mis see siis on, vaata, mis see tegelikult on, see julgus nagu. See on nagu iseenda essents või mingi, et kas sa lased selle nagu välja, et kas sa julged igal pool olla see, kes sa nagu, noh, selliselt, kuidas sa nagu tunned, et sa tahad olla või siis sa ikkagi nagu mugandad ja kujundad ennast nagu kuidagi ruumi järgi nagu või mõnikord liiga palju, just. See on üks asi, mis mul enda juures ei ole ka meeldib, mingid eluetapid ma olin nagu täiega nagu liiga paindusin kõigi asjade järgi, nii et ma ei saanud aru, kes ma siis olen nagu, kes ma olen siis, et ma olen lihtsalt nagu, ma olen nüüd see, ma olen nüüd selle inimese moodi. Eks sa oled kõrval pingil vaata, sa ei ole seal peaosas. Mis asja, aga kes nüüd mina olen, oota. Ta kogu aeg tuua tagasi see fookus siia nagu, et vaadata läbi iseenda, sest ma mingi hetk sain aru, et ma nagu hästi läksin kuidagi, vaatasin kuskil tiiruga läbi teiste inimeste nagu otsid ennast või nagu mingi, siis ma nägin, et too see energia siia ja ma vaatame nüüd siit välja, mis siin toimub ja mis ma nüüd siit tahan teha, et see on nagu ka, mis on lihtsalt läbi oma elu kogemuse tulnud, et see, et nagu siit hakkab see kõik, et ma ei saa kuskilt ennast sealt, noh. Ja ma mõtlen seda, et kui ma olin noorem, nagu ma mäletan ülikoolisk ja siis mul ei olnud nii palju seda teraapia nagu tausta või seda nagu enesevaatluse tausta. Ja mingil määral ma olin ka, vaata, öeldakse, et lapsed on vaata näiteks julged, nad lihtsalt lähevad, neile ei meeldi, mulle ei meeldi, neile meeldib mulle nagu, et nad väljendavad ausalt ja ehedalt oma tundeid ja asju.
aga teine asi on nagu see, ja et ma läbi vaatan ennast, on ju, aga mis ma tahtsin öelda, see ongi see teine pool, kus ma olen tegelikult tundnud, et ma liiga teravalt olen öelnud, tol hetkel ma ei tundnud, et ma olin terav, aga ma tagantjärele tean, et ma olen ütlenud mingeid asju, kus ma panen inimesi sõna otseses mõttes nagu nutma tegelikult ja see ei ole, ja ma tol hetkel ei osanud seda veel mõtestada, et ma olin nagu julge, ma ei saaks öelda, et ma olen kogu aeg, et see ei ole niimoodi, et me kogu aeg oleme nagu hallid hiired, jooksime mööda seina, keegi ei näe, ärge vaadake, et see ei ole päris nii, aga see nagu tasakaal, see mäng selle vahel, et kuidas ma ikkagi selle nagu ruumi võtan ja samal ajal, et ma ei unusta vaata end ära, et ma liiga nähtamatuks ei tee nagu see, et lähen ruumi, kõik teised inimesed teevad, et tähelepanu ei ole üldse siin, aga et kuidas üldse see autentne mina ennast üldse väljendab siin ruumis. Et mulle tulevad nii head näited praegu, ma mõtlen, et ma vist ei taha neid see praegu panna, siis ma vaatan natuke kella, et kell 6 peab ma ära minema. Ja nüüd me oleme rääkinud siin 45 mintsa, ma ei taha tuua neid, ma kohe läksin põnevad, vaata meil on teemasid, mida rääkida. Ja kindlasti meil on väga palju erinevaid asju. Ja paarisuhte asjad ja noh, looming on eraldi teemadega ja ühesõnaga meil on teemasid, mida jagada. Põnevad asjad tulevad siin. Et ei teagi. Ma tahaks lihtsalt öelda kuidagi, et see on nagu põnev siin mikri taga olla, sest vahepeal vaata sa räägime, aga ikkagi see nagu tuleb meelde vahepeal mingi asi salvestab, et nagu kuidas sellest veel nagu saada välja niimoodi, et noh, tekib see nagu vaatleja nagu siin, vaatleja enda sees ja siis sa nagu vaatled ja siis ise ka, siis ma tavaliselt ma naeran seda mingi, miks ma vahepeal itsitan, sest ma saan aru, et mul on need vaatlejad sees, mõtlen, ja ma ei suuda rääkida, vaata, ma ei suuda seda rääkida sellel hetkel, et see on nagu põnev kogemus endal ka tegelikult, et see tunne on natuke siuke mugav ka, aga natukene ebamugav ka, et nagu see on nagu põnev, ma tahan tõesti näha, mismoodi ma ise nagu kasvan selle protsessi käigus. Ja kui sina räägid, siis ma panen ka tähele, et ma hoopis teistmoodi jälgin, kui ma seal diivanil enne jälgisin. See on nagu üli nagu põnev. Aga see on see, mis meile teraapia seal õpetati ka, vaata, vist teil olid samamoodi holistikas, vaata, sa ütlesid, tegite mingid neid, et sa õpid seda vaatleja oled õpid, seal ongi 3 rolli, vaatleja, klient ja terapeut ja noh, siis see, kellel fookus tegelikult on see klient on ju ja terapeut on see, kes aitab küsimusi küsida, tema on siuke dominantsem nii-öelda siis, ja siis aga meile ütles ka seal, mäletan, õpetaja ütles, et kõige olulisem roll on vaatlejal ja ma hakkasin täiega sellest, ütles, see on kõige olulisem roll, sa tahad midagi rääkida ja sa ei saa öelda vahele, sa pead protsessi jälgima ja sa pead märkmeid tegema ja pärast sa pead tagasisidet andma. Ja ma ütleks, see roll nagu, see võibolla tegi mind ka natuke tagasihoidlikuks, et ma hakkasin liiga kohe aktiivselt teisi kuulama, kui põnevad kõik teised on ja sa unustad nagu iseenda ära. Aga see on nagu põnev, sa saad mängida neid kõiki rolle läbi, kus sest terapeudina sa oled täiesti ruumi haldaja ja hoida, sa pead nagu suunama, mis seal toimub, sa vastutad seal selle suhte ja selle eest. Et see on nagu põnev, et see muster hakkab mul kohe käima. Ma saan aru, et sul ka, eks see on nagu põnev, kuidas me siis need kolmnurgad nagu tervikuks paneme, nii ma mingi, nii, Irmeli ütle. Nii, et ma ütlesin, praegu need energiad läksid igatahes käima juba ja ma vaatan, kuidas mu Buda ja su pudel on nagu väga ilus kombo. Vaata. Nagu selline. See on lemmik teie pudel. See on aastaid olnud. Nii, küsime Buda käest. Mis on sinu lõpusõnad praegu sellele vestlusele? Ei, täna mitte siin. Mis Buda ütleks? Buda on kandev vaikus. Ja ta õpetab meile sellega, et tuleb vahepeal lasta endal lihtsalt olla ka vaikuses. Ja sealt tulevad vastused. Et sellepärast on mul kodus väga palju budasid iga nurga peal, et need tuletavad mulle kogu aeg meelde seda, et lihtsalt lubaksin endal vahepeal olla. Ja nii et aga tore. 40. Siit me siis selle esimese
salvestuse Salvestuse. podcasti Ma ei saate. teagi, mis asi Esimene see saate täpselt on. eetrisse läheb Jaa. kell 7 TV3-s 2 nädala pärast. et vaatame jah, kuhu see rännak meid viib. et igatahes on väga põnev. On ka. Täiega, aitäh sulle, Irmeli. Aitäh teile, Jaa. meile. Et davai, varsti näeme. Olge hoitud. Tšau. Tšau.